Tallinn kutsub, Maxima toetab. Sööma! Eesti toidumess. Igal aastal maikuu esimesel nädalavahetusel peetakse Tallinna Lauluväljakul Eesti toidumessi Sööma. Suured ja väikesed toidutootjad nii Eestist kui välismaalt tutvustavad oma toodangut, toimuvad Eesti toidumeistrite võistlused ja Eesti toidumessi auhinnagaalal antakse üle aasta toidutegude auhinnad. Head artistid, keda üritusel näha saab, tutvustavad oma esinemiskavasid, sest hea muusika ja toit käivad ikka käsikäes. Eesti toidumessile on oodatud igaüks. Sissepääs on kõigile tasuta. Tere tulemast Eesti toidumessile fantastiliste maitsete pessa! Härra Mölder, mis te arvate? Miks on Eesti toidumessi korraldamine vajalik ja toetamine oluline? Sellepärast, et Eesti toidul on hästi pikk ja tore traditsioon ja tegelikult on tähtis, et ka uued põlvkonnad õpiksid tegema Eesti toitu ja teadma neid traditsioone ja maailm muutub ja meie koos nendega, et tegelikult ka just nimelt seda välismaist toitu tuua siia Eestisse ja vaadata, kuidas ta siis meie toorainete ja toitudega kokku sobib, nii et ma arvan, et selline mess on nii ühtepidi õpetlik kui ka teistpidi saab kõhu täis. Milline Eesti toiduaine on selline, millele järgi te hakkate välismaal olles igatsust tundma? Ma arvan, et minu üheks lemmikuks on kahtlemata kama, nii et iseenesest seda kama siin sellisel suvisel perioodil saab ikka tarbitud oma jagu, nii et ma arvan, kama võiks olla selline märksõna. Ja ongi kõik hästi, meil pole vaja kedagi kui vaba täiesti, ei oota enam midagi, kõik tehtud, mis kästi, nüüd aeg on minna edasi ja ongi kõik hästi, meil pole vaja kedagi. Meil on väga tore oma köögibränd Meistrite kvaliteet ja me hakkasime seda arendama. Otsustasime, et teeksime lastele tervislikud alternatiivid täiskasvanute toitudest. Nii, meie tehnoloogid, me ise peame ennast küll väga targaks, aga see on nii tore ja armas vabaõhuüritus, kus on koos kõik pered. Ehk siis otsustasime anda otsustuse laste enda kätte. Ehk siis täna testivad lapsed tervislikke muffineid. Terve päev otsa on see võimalik meie lastela telgis. Homme on juba teemaks pastaroad. Ja tootmisesse võtame me just selle roa, mis saab kõige enam hääli. Ehk siis seekord me oleme andnud otsustuse Eesti rahva kätte. Täpselt nii mul meelde jäi. Mis sa arvad siis, et kas need lipsukesed olid paremad või mis sa tundsid? Lipuga, selle lipsukestes. Ma arvan, et need on väga head. Praegu maitseb kõige rohkem porgandi oma. Mina olen jõudnud kõik ära proovida. Kui ma paneks need siia ritta niimoodi, siis ma panekski need võib-olla niimoodi ritta. Oma eelistuse järgi. Esimene oleks siis porgand. Ja siis tuleks kohupimma unamuffin ja siis banaani oma. Ma panin, mitte et oleks nagu kõige kehvem nendest, aga ma panin ta selle pärast, et seda ma teen ise ka. Ahaa, no. Pähklivõid pole proovima. India pähklivõi? Jaa. Kas seda niimoodi süüaksegi väikse või millega seda süüa võib? No mina paneks röstsaia peale või kusagile või pudrule, aga me oleme lihtsalt teinud sellised väiksed palliksid, et kõigil oleks kergem proovida. Kusjuures nii on ka väga hea. Täiega hea. Kuidas teil läinud on siiamaani? Hästi. Hästi. Räägi, mis Eesti rahvale kõige rohkem maitseb teie maiustustest? Mida kõige rohkem ostetakse? Magustoidud, neile meeldib väga seda kunafa, falafelid, neile väga maitseb seda, kõik inimesed teevad hummus, see hummus. Millega hummust süüa võib? Saiaga. Väga hea on, jah? Jaa. Mina olen ise hästi suur alkoholivaba õllesõber, et täna ma sellepärast olen väga elevuses, et teil on tulnud turule 2 uut alkoholivaba õlut.
et kuidas ma nüüd võiksin või saaksin nende vahel üldse valida, kui mul oleks võimalus valida ainult üks? No tegelikult kõigepealt oleks võib-olla selgeks teha, et mis tüüpi õlle austaja sa oled, et antud juhul siin laua peal on 2 uut toodet, mis meil on, et siin rohelises purgis on siis see on tavaline laagerõlu ja enamus õlled võib-olla üldse, mida kõige rohkem tarbitakse, ongi laagertüüpi õlled, sellised selged. Ja teine siis selle sinises on siis nisuõlu ja nisuõlu iseenesest tootena on veidi nagu spetsiifilisem, erilisem, aga kindlasti ma arvan, et eriti võib-olla ka naiste poolt kindlasti eelistatud on pisut nagu magusam ja minul isiklikult ka väga meeldib. Ja antud juhul on siis nad mõlemad alkoholivabad. Ja ma arvan, et mis teeb üldse tänapäeval siis meie alkoholivabad õlled väga eriliseks on see, et see tootmistehnoloogia on selline, et tehakse valmis mõlema õlle puhul tegelikult täiesti tavaline alkoholiga õlu, nii laagerõlu või siis nisuõlu ja selle protsessi lõpus siis alkohol eraldatakse. Ehk siis sellel eelnev osa käärimisprotsess, laagerdumis on täiesti tavalise õlle tegemise protsess ja lõpus alkohol eraldatakse. Et sellepärast ongi, mis on nagu suur muutus on see, et nende õllede maitsed on tavalistele alkoholi sisaldavatele õlledele väga sarnased. Ma pean tõdema, et praegu neid 2 võrreldes siis mina kalduksin, kui mul on plaan 1 õlu juua, alkoholivaba, siis ma kalduksin kindlasti selle nisuõlu poole, sest ta on värske, selline nagu, et väga hea maitse. Kui ma tahaksin nagu tervet õhtut veeta alkoholivaba õllega, siis ma alustaksin nisuõlust ja jätkaksin teise õllena juba selle heleda õluga, sest see on nagu selline, see on ikka päris õlle maitsega. Ma arvan, et sa oled nagu läbilõige keskmisest tarbijast ka, ja kas siis alkoholivaba õlle puhul või alkoholiga õlle puhul. Nii et armas Eesti rahvas, mitte ükski pidu ei jää pidamata, mitte ükski koos viibimine ei jää tähistamata, sellepärast, et ei ole midagi juua. There's no one around to when the future will be superhuman race. Try to understand. Kuidas sa aru saad, et vahvel valmis on? Eks ikka selle hea lõhna järgi ja kui on mõnusalt pruun. No nii, mis sa mulle siia nüüd panid? Oi, ma panin väga palju igasust maitsvaid. Seakael, mis 10 tundi on ahjus küpsenud, pardiliha, pardivilee, barbecue oma viimase peal. Näete, kui hea on olla Eesti Toidumessi saatejuht. Külastasite mahekonverentsi. No mis elamuse te sealt saite? Ma sain oma veendumustele jõudu juurde, et väga meeldiv oli näha, kuidas edukad Eesti maheettevõtted rääkisid oma kogemustest, jagasid turundusnippe, kuidas oma tooteid paremini siis klientideni viia. Maheturg kasvab hüppeliselt ja seda aeglustumist ei ole praegu veel oodata. Praegu on väga hea aeg sellele rongile hüpata ja maheturu siis osakaalu Eestis veelgi suurendada, et praegu meil on umbes 20% põllumaast on mahe, aga meil on veel ruumi kasvamiseks ja eksportimise osas täpselt samamoodi. Te olete täna siin leidnud aega ise ka ringi vaadata, kas on midagi sellist mokkamööda ka olnud, mida olete proovinud? No mina külastasin Liivimaa lihaveise seda telki. Mina sõin seal muidugi taime võileiba, mis oli mahe, aga nägin siin, et on meil ka ökotelk ja tegelikult väga palju, üllatavalt palju mahetooteid nägin siin, et ja minu ühed lemmikud on muidugi ka Vigri vegantooted, et mis veel võib-olla päris mahedad ei ole, aga ma loodan, et need vegantooted võtavad ka järjest rohkem seda mahe suunda. Nii et teie kiidate sellise ettevõtmise nagu Eesti Toidumess siin Tallinna Lauluväljakul igati heaks? Absoluutselt, et ma tegelikult olengi vist siin esimest korda ja väga lahe. Tihti kui ängistus pureb mu hinge, õhtul kui möödunud masendav päev, ning kui mu süda on lõhkemas pingest, akna ma avan ja näen. Nii, Katrin, ma tean, et teil on Eesti Toidumessi külastajatele täna siin väga palju häid uudiseid rääkida. Ja, et Liivimaa lihaveis on juba ammu tuntud kaubamärk Eesti turul, aga Liivimaa lihaveis on saanud endale uue kodu Ahjal Liivimaa lihasaaduste vabrikus
ja vabrik on siis Eesti toiduainete tööstuse maastikul täitsa selline uus tegija, mis on siis täielikult orienteerunud ennast mahelihatoodet valmistamisele, kõik on mahemärgiga ja lisaks siis ka Eesti metsade rikkusele ulukitoodetele. Seda liha süües siis võid olla täiesti kindel, et sa teed loodusele head ja teed oma tervisele head. Liha, mis kasvab rohumaal ja tekitab süsinikuringluse, siis see on vastupidi hea ja see aina paremaks saab meie toidulauale. Meil on ju nii värske steikide valikust kuni vorstide ja erinevate marineeritud grilllihadeni, aga ma tegelikult uudistootena võib-olla ütleks, et tasuks proovida lastele maheveiselihast tehtud keeduvorsti ja viinerit. Et need on nüüd sellised, et kui me oleme harjunud sealihast neid sööma, et siis meie pakume seda võimalust veisest ja siis sellisest toorainest, mis on kindla peale meile siit Eestis kasvanud meie enda rohumaadele. See on ahjuküpsis, põhimõtteliselt see tuleb Eesti ajast, see on tegelikult roast beefi sa tead ju, eks ju, veiselihal, see on hästi üks levinumaid asju, carpaccio, tartar, roast beef on ju, eks ta on valmis küpsetatud veiseliha, aga me panime talle nimeks ahjuküpsise, sellepärast, et tegelikult Eesti esimeses vabariigis oligi selle tüki nimi, roast beefi nimi eesti keeles ahjuküpsis, ehk siis ahjus küpsetatud. Me kipume väga palju praadima õlidega ja ka väga tihti oliiviõlidega, kus monoküllastamata rasvhapete arv on väga kõrge ja siis see ei ole tegelikult praadimisel hea, see oksudeerub. Seega tegelikult kõige parem ikkagi meil kodumaal, kui me midagi praeme või küpsetame oma panni peale, et siis on kasutada Eesti võid või siis rohumaa veiserasva, et tal on väga kõrge suitsemistemperatuur, aga samas on tal ka, kuna ta on rohumaa veiserasvast tehtud, siis tal on väga kõrge monoküllastamata rasvhapete arv. Seda läheb natukene ja sellega võib isegi pannkooke teha. Ja täitsa korterelamu köögis ka, et väga hullu sellist rasvahaisu tuppa ei tule. No veiserasval üldse tegelikult lõhna ei ole erinevalt searasvast, jah. Tasus tulla messile, kust ma seda muidu teada oleks saanud? Teisel pool tänavat seal elab naine, rikas naine, kellel olemas kõik, mida igatse teal. Teisel pool tänavat seal. Kuidas sulle meeldib? Kas sulle meeldib siin või? Meeldib, jah, väga hästi. Kas sa muudaks ka midagi toidumessil või sa jätaks kõik samaks? Kõik on hästi. No kõik on hästi. Kõik on hästi. Jätkame samas vaimus. Joo. No küll sa oled tore. Joo. Teisel pool tänavat seal. Martin Turnikov. Eesti toidumess. Tallinn kutsub, Maxima toetab. Sööma Eesti toidumess. Sulle laula, kui õnne peita ma ei suuda, nii lõpuks süda mul lauluks saab. Ja sulle kuulub ka. No mis teeb täna siin seistes Eesti Toiduliidu juhile kõige rohkem rõõmu? No kindlasti teeb rõõmu see, et minu meelest siin on üks selline vahva rahvapidu, et kus siis veel võiks olla üks toidunautlejate pidu, kui mitte Tallinna Lauluväljakul, mis on ikkagi eestlaste jaoks ju selline teatud mõttes ikkagi peaaegu nagu püha koht, et siin on kõige tähtsamad üritused võikski siin olla. Meil ei ole Eestis tegelikult nii suurt üritust, kus nii palju tootjaid ja töötlejaid koos oleks ja kindlasti ka rahva hulk, mis siit 2 päeva jooksul läbi käib, on muljetavaldav, nii et mul on küll väga hea meel ja ma olen väga tänulik organisaatoritele, et selline ka teatud mõttes minu unistus on ellu viidud. Aga täna siin saad proovida, saad kuulata ka teatud mõttes seda lugu, mis toodetega koos käib, et meie esitleme siin enda telgis ka Eesti parimaid toiduaineid ja ma pean tõesti tunnistama, et inimeste huvi on väga suur ja nad hea meelega kuulavad ka sellist lühikest toote tutvustust, mitte ainult ei proovi. Ja meie telk, kui te olete tähele pannud, ei ole mitte kunagi tühi ja mida me telgis näeme, et tõesti, kui me räägime nüüd toidutrendidest, siis võibki öelda, et meil on sellel aastal parima toiduaine konkursilt hästi palju erinevaid suundi ja eks see suund ole ikka kõigepealt ikka seesama tervislikkus,
aga ka tervislikkuse suund võtab teisi jooni kui tavapärane, ma ei tea, suhkru ja soolasisalduse vähendamine toodetes. See on juba niivõrd tavaline, et sellest me isegi väga palju ei pea enam rääkima. Kui me eelistame eestimaiseid tooteid, eestimaiste ja Eesti ettevõtete tooteid, siis me ei tohi kunagi unustada seda, et sellega me toetame oma inimesi, me toetame neid töökohti, mis on praegu olemas ja ka raha jääb riigieelarvesse kõige rohkem, et selles osas kohalik tooraine, super, kui teda jätkub, tõepoolest täna Eestis päris mitmeid tooraineid meil lihtsalt ei jätku, kohalikus ettevõttes tehtud sellest toode kohalike inimeste poolt ja kui Eesti inimesed neid ka ostavad, siis no mis veel saab olla parem? Kes ujuval laugeliigutusega peaks see kõik juhtuma. Läks! Ilus! Kael maas! Hopp, aplausi koht! Väga uhke! No nii, mis trikiga sa seda tegid? See ei olnud mingi trikk, et täitsa selline vana värk, et seal Prantsusmaal Napoleoni aegadel, kui Napoleon käis oma kindralitega Madame Veuve Clicquot juures, siis neil oli alati mõõgad küljes ja siis alati sai nii-öelda šampanjapudelit tähistamisel sellised tavad. Tänapäeva siis piisab sellisest täiesti tavalisest pudeliavajast. Peasid jah, et ohutustehnika järgi, et siin on 2 sellist joont peal, et kui see kork siin peal oli, et siis sellised natukene rõhku üles kasvatada, siis mööda seda joont edasi liikuda ja viimane peaks siis olema nii-öelda see läbiv liigutus, et saab ilusti lahti, aga ainult šampanjal on selline piisavalt palju mulli, et seda teha, et kodus Proseccoga ei soovita teha. Nii et kodus ilma profi nõuannete ja kõrval viibimiseta kindlasti mitte. Kindel ei. Eesti suvekokteil 2018 võistlus. Kes võistlesid ja mille nimel nad võistlesid? Tegelikult selle suvekokteili mõte oli selles, et tuua inimesteni kõik need tooted, mis on Eestis olemas ja teha nendest võimalikult lihtsate vahenditega võimalikult parem kokteil. Ja täna see ka tehti ja võitjatest me kuuleme õige pea. No mina juba eemalt vaatan, et keda see tupid siin pildistab. Kes need on? Siin täna võitsid suvekokteili võitjad, siin parimad baarmennid. No me lähme vaatame siis, kes need on. Võitjad 2 tükki, palju õnne. Mille eest tunnustuse saite? Mida tegite? Siis tegin valmis parima suvekokteili alkohoolse suveks. Millest jook koosnes? Jook oli väga lihtne. Oli limoncello, pikendaja toonik ja siis värskendajad basiilik ja sidruni eeterik õli. Lihtne mees, lihtsad maitsed, less is more. Just nimelt. Ja kõrval on sul Eesti Baarmanide Assotsiatsiooni kaunis esindaja esimese koha auhinnaga. No mille eest teie selle saite? Jaa, et meil oli selline suur rõõm ja au võita siis ära Eesti parim suve mokteil, mis on siis rahvusvaheline sõna alkoholivabale kokteilile ja loodetavasti nüüd kogu Eesti rahvas hakkab seda alkoholivaba kokteili terve suve nautima. Igatahes. Mokteilid, kokteilid massidesse. Aie! Nii suurt piimapakki mina pole oma elus veel näinud. Kas on turul oodata ka suuremaid külmkappe või on see teil lihtsalt siin reklaamitrikk? No meil on suurem piimapakk äsja turule tulnud, XXL nendele kõige suurematele piimasõpradele ja just värskelt 1. maist müügil. No nii, ja kus on piim seal? Kuskil peaks olema ka kas lehmade tervis on korras ja piimapuudust karta pole? Üldiselt on tervis korras ja talunikud töötavad kõik usinasti. Siin toidumessil te ju absoluutselt olete presenteerimas oma uusi tooteid. Millega seekord üllatate?
no lisaks sellele suurele XXL piimale, eriti suurtele piimasõpradele on meil terve rida erinevaid uusi jogurteid. Kreeka seerias siin kõrval saab kohe proovida mesist pirni, mango kookospiima ja loomulikult Forte juustuga Viola sulatatud juustu. Ja see on nagu siis selles mõttes Eesti eksklusiivne variant, et Forte juust on meil itaaliapärane kõva juust, mida me siis tohututes kogustes müüme itaallastele. Nii et me panime selle oma sulatatud juustu sisse, nii et annab natukene sellist tugevamat, pikantsemat maitset, et maitseelamus on kindlasti saavutatav. Mis teie oskate siis soovitada, mida peaks kindlasti maitsma? Kõiki asju hästi palju. Kas teil on aeg olnud endal ka ringi vaadata siin messil ja midagi põnevat? Väga vähe, jah. Teid hoitakse siin kinni? Aga õnneks on daamidel, vaadake, selline barista siin leti taga, kes valmistab südamega kohvisid ja mis ma oskan öelda, leidke üles Alma telk ja igal pool, kus Eestis taga ei oleks. Minge maitsma. Kõik on jälle täpselt nagu siis, miskit muutunud siin polegi. Kaunid rannad, samad kohvikud, see on täiuslik, miks vaja muud. No Eesti toidumess ei väsi üllatamast. Tasuta sissepääs ja tasuta joogivesi kõigile messil osalejatele. Kuidas Toivo läinud on? Täna on väga tihe päev. Ütleme, et vett soovitakse, palav on, inimesed peavad jooma ja see on kasulik ka. Kodus on ju ka võimalik väga puhast vett tarbida ja teil on selle jaoks olemas suurepärane kann. Meil on erinevad kannud ja mis ma tahtsin lihtsalt öelda, et tihtipeale inimene võib, et kasutab kannu, aga ärge unustage seda ka ära, et filtrit on vaja vahetada. Ja väike näpunäide, et siin on nii lahe loendur on peal ja iga avamise ja sulgemisega ta loeb ja kui ta jõuab punase ala peale, siis tees on nagu meeldetuletus, et nüüd vaheta ära see filter. Ja nii lihtne see ongi. Ehk et lastele puhast vett, kassidele, koertele puhast vett ja ongi toit tehtud ja veefilter kann aitab teid muuseas ka katlakivi ära eemaldada. Ja ma olen mitu korda pannud tähele, inimestel on küsinud, et kodus kohvimasinat. Ja kohvimasinat on vaja väga tihti remonti viia ja tekibki küsimus, et ta laseb kraanist vee kohvimasinasse. Laske läbi filterkannu. Veekedukannu või siis kohviaparaati ja teil on olemas tehnika, mis teid teenib väga-väga kaua. Ja see on nagu üks asi, mida ma olen tähele pannud, et nii lihtsa asjaga inimesed nagu eksivad. Et veekedukann ja kohvimasin, see oli üks asi. Aga otse loomulikult me pakume ka siis korterisse lahendusi, majja lahendusi, tööstuslikku, kui kellelgi on kohvikut või mingit tehas, kosmeetika, hambaravi, et meie käest saab hästi lahedaid lahendusi. Preemial on 15 uut jäätist. Tõesti, kevad on käes, 15 uut jäätist on jälle valmis, konkurents on kõva, peab pingutama, alla 15 kuidagi jälle ei saa. Ja täna siis oleme toonud 6 tükki välja, kõik kahjuks kappi ei mahu, neid siin degusteerime, rahvas saab maitsta ja ootame ka tagasisidet ja pärast proovime ka, mis siis kõige rohkem meeldib. Ja uued jäätised on tegelikult kõik juba poes olemas. Hästi varustatud poodides on kõik olemas, mõnedes on osa puudu, nii nagu pood ise otsustab. No poliitiliselt korrektselt te peaksite mulle ütlema, et kõik on väga head jäätised, eks ju? Aga teil on ju ometi oma lemmik, meil kõigil on alati oma lemmik, mis see on? Jäätise sorte on hästi erinevaid, et on sorbee-jäätised, mis on siis ka veganitele sobib, piimarasva ei ole, siis on hästi tugevad desserdid, preemia pulgad topeltglasuuriga, siis on lahjad, olen mõelnud tüdrukutele, noortele neidudele, kus on siis mõnus hõrkglasuur on peal, et igale ööle ja meestele siis muidugi Vana Toomas šokolaad,
et see on täielik šokolaadi armastajate unistus. Aga minu lemmik on, üldiselt ma olen kõige sööja, aga nagu ma varemgi olen öelnud, ikka vanilje, sest meil on ka Eesti 100 raames on ka teine väga hea jäätis välja toodud, mis on siis ainulaadses vahvlis, mida kellegi teisel ei ole. Ta on suhteliselt nii-öelda kuulikindel, ta on seest glasuuritud veel, et ta nätskekski ei lähe ja see on nüüd Eesti 100 raames toodud ja seal on eriti rammusa vanilje 15% sees veel. No väga äge. Jutt on meil hea, jäätis maitseb hästi, aga õnneks on meil siin olemas täiesti sõltumatu tooteekspert Joosep, saage palun tuttavaks. Tema on siin messil erinevaid tooteid maitsnud ja proovinud, aga praegusel hetkel me kontrollime seda, kuidas töötab lapse valik, kui ta peab valima jäätise ainult selle välimuse põhjal. Nii et Joosep, ole kena, viska pilk peale ja näita, millist jäätist sa puhtalt peale vaadates süüa tahaksid. Ma usun, et ma võtaks selle sidrun ja laimi, sellepärast, et mul on kogu aeg meeldinud terves elus sidrun ja laim nagu. Sa oled siuke apukama armastaja? Jaa, pigem küll. Aga suur tänu, tee siis lahti ka ja vaatame, kuulame ära ka nägite stiili, kuidas jäätist avatakse ja... Teil on omad nipid, jah? Ja... See glasuur on väga hea, et see pole nagu liiga hapu, aga nagu natukene on hapukust ka tunda. Et ma usun, et see sobiks kõikidele väga hästi, ükskõik mis vanusest kõikidele. Nii et see, mida sa tootepakendist ootasid, selle sa maitses ka said? Ja sain küll kindlasti ja väga hea on. Aitäh sulle, head isu! I know what I need down and I don't wanna waste my time. I'm in New York, Igal aastal peetakse Eesti toidumessil rahvalikud toidumeistrite võistlused. Sel aastal kooriti Laheotsa kartuleid, viilutati Max ja Mooritsa keeduvorsti ning fileeriti MV Vooli kala. 5 minutit ja kilo kartuleid koorida või siis minutiga Max Mooritsa vorsti viilutada, et see on ju tšihke valmis ja lõbus on olnud. Kala ei ole kõige kergem toormaterjal, millega siit järsult ja puusalt pannes tegutseda, et mis nõuanded te mulle annaksite, kui ma seda fileerimist esimest korda tegema hakkan? Kõige tähtsam, et alustada õigest kohast fileerimist, eks ju. See on oluline asi. Mis see koht on? Keskel. No võib ka keskel, tegelikult õige on hakata alustada pealt, pea koha pealt sinna saba poole. Fileer peab olema puhas, fileer ei tohi olla luud sees, ta peab ilus puhas olema ühesõnaga, see ongi väga oluline. See küsimus on ikka suuresti see, et kogemus just midagi ei maksa. Veel puhastada. Selge. Kas teil on mõni nipp ka, mis teil aastatega tulnud on kartuli koorimisel? Ma koorin kodus selle noaga tegelikult, sellega ma üldse ei koorigi, koorin porgandid. Et kui see nüüd tuleb teine koht, et siis läks selle nahka? Ei ütle, ei ütle. Eesti aasta 2018 parim kartulikoorija. Maris võitis! Daamid ja härrad, Eesti parim kartulikoorija on Maris! Ja ilmselt ka Eesti esimene vorsti viilutaja. Keijo! Aga meiepoolne kõige ilusam filee ja selle lõikas meile välja Edgars. Edgars! I'm in New York, state of mind. I'm in New York, state of mind. I'm in Laura, palun ütle, millise maiustusega sina ennast premeerid, kui sul midagi eriti hästi õnnestunud on? Ma pean tunnistama, et ma tegelikult alati lähen peale esinemist siis erinevatest kohvikutest läbi, võtan igast tordist pisikese lõigukese ja siis maitsen neid, aga ma olen tohutult
kus ma ütlengi, selline kriitiline, aga nopikoogid on tõesti need, mis sulavad mul suus ja näiteks ka on need vana aja Aleksandri koogid, mis on eriti kuivad ja hästi hea sellise magusa glasuuriga pealt, no sellest paremat ei ole. Lähme edasi. Sööma! Eesti toidumess. Tallinn kutsub, Maxima toetab. Sööma! Eesti toidumess. Ja niima üksi ja möödapaare, läheb tema uusi plaane, kas viia reedika või annen mai. Ja niimoodi rüütlan ja peasin lahti, täna teed on lahti, nii esmast päevast jälle reede sai. Show! Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, mida teie teete siin Eesti toidumessil? Meie tutvustame pääsukese märki. Pääsukese märk on meie kaubamärk ja me pöörame sellele tähelepanu, et inimesed teaksid ja oskaksid poest otsida tooteid, millel on pääsukese märk peal. No Eesti rahvas kahtlemata juba seda märki armastab. Kas teil on veel kuhugi nii-öelda siis areneda või veel rohkem teadvustada inimesi, et kuidas teie ise arvate? No kui nüüd uuringu järgi vaatame, siis on see märgi tuntus on 96%. See on väga hea tulemas. See on ülihea tulemas. Kas neid märgi taotlemise reegleid saab ka kusagil internetis lugeda? Ja need on meie koduleheküljel, Eesti Põllumajanduskoja koduleheküljel epkk.ee toidumärkide all. Ja seal on kõik tingimused kirjas ja reeglid ja millele see toode peab vastama ja nii edasi. Ja alati võib muidugi minu käest otse küsida ja seda ettevõtted paljud ka teevad. No mis te tüdrukud pakute siin? Kulina lihatööstuse poolsuitsuvorst Ukraina on tunnustatud pääsukese märgiga. Kuidas rahvas seda siiani vastu võtnud on? Kes on teadlik klient nii-öelda ja eelistab eestimaist toodet, siis tema väga võtab selle märgi omaks ja ostab just selle märgiga toodet. Huvitav, kas see märk teeb toote kallimaks ka poeletil või on ta täitsa tavalise normaalse hinnaga nagu kõik teised? Täitsa selles mõttes tavalise normaalse hinnaga, et ei ole mingit erihinda me talle teinud. Kui oluline siis teie jaoks on pääsukese märk toiduainetel? Aitab see teil orienteeruda selles kirevas maailmas? Et kui inimene poodi läheb, tal on seal 3-4-5 eelistust, mis ostueelistust määravad, alates sellest, kui laps jonnib ja nii edasi, aga see märk on üks, mis on täiesti selline väga pika aja jooksul kinnistunud oma olemisega ja ta kahtlematult on toeks kõigile müügiedendusele, üleüldse väljapaistmisele. Ta on müügiargument, ütleme niimoodi. Pääsukese märk tähistab seda, et tooraine on kodumaalt pärit. See on esimene osa ja teine osa on see, et kõrgeauline komisjon, kes need toitaineid siis maitseb ja degusteerib ja proovib, on hinnanud selle maitseomadused selliseks märgivääriliseks, sest ega mitte kõik ei saa seda märki kätte. Mis see nüüd on? See on vaniljejogurt. Mu lemmik. Ja see on mahe. Mahe? Seda võib nagu pitsist põhjani kohe niimoodi. Terviseks. Rääkige mulle, te olete tantsite, olete nii-öelda füüsiliselt aktiivsed noored inimesed. Kui palju teie teate tervislikust toitumisest ja snäkkimistest? Nagu meile on väga palju antud infot just tervisliku toitumise põhjalt. Et nagu mina olen küll väga tänulik sellest, et tegelikult pole õrna aimugi tegelikult, kui ebatervislikult paljud toidud on meie toiduriiulitel. Et see on nagu väga hea. Aga kus siis JJ Streetis räägitakse teile sellest või koolis? JJ Streetis ikka. Niimoodi, see on teil kohe selline kohustuslik osa lisaks tantsule? Treenerid on lihtsalt soovitusi andnud ja nüksed koolitused, jah.
on algamas Eesti Snäkkimeister 2018 finaal. Kuidas teil üldse tekkis selline idee sellist võistlust korraldada? Tegelikult see idee sündis juba ammu, mitu aastat tagasi, kus me toitumisnõustajatega mõtlesime, et peaks kuidagi edendama seda snäkikultuuri, et noored mitte ei näksiks, vaid nad saaksid aru sellest, et milleks vahepalad on olulised. Šokolaad, aga ma ei tea, mis siin teine asi oli. Šokolaad, aga seda, mis seal sees oli? Ei tea. Tänu Eesti messidele, Eesti toidumess Sööma pani omalt poolt õla alla, et me saaksime seda finaali korraldada. Need materjalid on välja töötatud koostöös Eesti toitumisnõustajate ühinguga ja need me andsimegi siis Daily juhatajatele, kes ka samas aitasid läbi viia, kuna koole on väga palju. Ja kuna meil projektil praktiliselt eelarvet ei ole, me tegime seda kõik oma missioonitundest, siis tänu MySnackile, kes andis meile külmkuivatatud tooteid, kuna sa pead tegema selle asja põnevaks, sa pead noortele andma midagi proovida, maitsta, et tekitada elevust ja need on väga tervislikud tooted, miks mitte. Ning niimoodi oligi ja me järjest tegime, me kaasasime kusjuures lapsi sellesse projekti. Me küsisime nende käest, ega Kahoot on ju noorteprogramm, mida nad mängivad. Et mina sellest ei teadnud väga palju, aga kuna meil oli Reaalkoolist, meil oli Südalinna koolist, meil oli veel osadest koolidest inimesi, kes siis aitasid meid, siis koostöös see kõik sündiski ja väga äge asi sai. Oleme väga rahulisega. See Eesti Snäkkimeister 2018 0,5 punktiga. Palju õnne sulle. Kas võit oli lihtsalt või pidid vaeva nägema? Ma nägin ikka täiega vaeva. Kas sa said väga palju uusi teadmisi tänaseid võistluselt? Ja ikka. Te olete teinud väga suure sammu tegelikult Eesti noorte harimisel ja mitte ainult noorte, ka nende vanemate, kes täna siin olid, kõik said targemaks. Kas endal on ka hea tunne? Tegelikult on väga hea tunne, sellepärast et tegelikult saime meie ka selle Snäkikooli projekti puhul ka aasta toidutegu auhinna eile. Nii et tegelikult me oleme ka tunnustatud selle poolt ja tegelikult see on ka meie missioon, see on meie see hingetöö nii-öelda, mida me noortega soovime teha ja me käisimegi üle 50 kooli Eestis. Eesti Snäkkimeister on siis esimest aastat ja järgmisel aastal kindlasti jätkame selleks, et see tagasiside lihtsalt on väga positiivne. Ma ise soovin küll väga suur eeskuju olla ja ma soovitaksin järgmise aasta MySnacki meistrivõistlusel kuulata, mida neile ikka räägitakse ja proovida ise käituda ka selle järgi, mida neile räägiti. Veel mäletad tühja alle ja linna, mis kevades toon. Taks pööras siin maailma sees ja tunne, mis laulab ja lood. Kahel messipäeval said huvilised end proovile panna ka maitseainete tundmises. Selleks oli Santa Maria üles rivistanud 20 maitseainet, mille nimi tuli pime hindamisele ära arvata. 170 osaleja seast osutus Eesti meistriks maitseainete tundmises Ott Ojanurme Tallinnast. No mis asja teie siin teete, poisid? Nuusutame. Mis ikka laupäevasel päeval teed? Tuled välja maitseaineid nuusutama. No tuleb välja, et sa ei ole mitte lihtsalt stiilne mees, vabandust, et ei ole lihtsalt stiilsed mehed, vaid teie elu ikkagi seisnebki küsimuses, et kas asi on tõesti maitses? Asi on maitses, jah. Tea, kui mõne maitse ära tunneb. Tähtis ongi see, et ilmselgelt erinevatel inimestel meeldivad erinevad maitsed, aga nagu me enda šansoonide kavas ka räägime, et ei ole olemas ühtegi, see on nagu lauludega, et ei ole olemas ühtegi süldi laulu, vaid on olemas see, kuidas inimene seda laulab. Et samamoodi on ka, ma arvan, nende toitudega, mõnele meeldivad kodused toidud, mõnele meeldivad restorani toidud. Mõni on meeletu croissantide fänn, et see asi on maitses. Mõnele piisab ainult soolast ja piprast. Kas sa soolapipra tunneksid ära siit nende maitseainete hulgast? Neid ei ole siin. Võt, see oli minu kõige suurem. Ma julgen kahelda, et pipart ei ole, ausalt. Äkki leiad üles? Otsi korra. Mul on üks asi on hea meel, et nad on minu vanusega purgi teinud. Külmnikku. Et selles mõttes huvitav. Kas Santa Maria maitseained muidu endal on kodus riiulis olemas? Ja, on küll, jah. See ei ole reklaam just. Ei? Jah, et see on, jah. Ei, minu poolt ei ole see reklaam nüüd, et ma ei ole selle eest ühtegi hüve saanud. Ei ole ühtegi soolapakikest saanud, et jaa, on küll, jaa. Nüüd õpin püüdma pilke võõraid neid, mis minu poole otsimas on teid. Kuid südamesse tubid tõde karm,
see pinnavirvendus ja teesklumusega on. Naised saunas rääkisid, et järgmisel aastal on siin lauluväljakul maikuus oodata eriti ägedat üritust. Mis siis täpsemalt toimuma hakkab? Järgmisel aastal saavad toit ja autod üheks. Ja täpselt siit samast keset seda keskmist alleed mereväravast kuni lauluväljaku hoone keskkohani siis kulgeb mõtteline piir ja kõik, mis jääb siia minu selja taha, ehk siis Pirita poole, on Eesti automess Sõidame ja kõik, mis jääb sinu selja taha, on Eesti toidumess Sööma. Nii et autod ja toit saavad tõepoolest üheks, nii et kõikidel autosõpradel ja toidusõpradel õnnestub siis nii-öelda kätest kinni võtta ja tulla Tallinna lauluväljakule nii-öelda topelt veel põhjustega, et kui me täna tuleme siia ainult toidu pärast, siis järgmisel aastal on ka kõik, mitte ainult autod, aga kõik see tehnika, mis üleüldse siis liikluskultuuri, autondust, mida iganes selles valdkonnas puudutab, nii et ma julgen öelda, et sellest tuleb aegade suurim sündmus üleüldse võib-olla peale laulupidu siin Tallinna lauluväljakul. Täpsustan siiski üle, et sissepääs on siiski jalgsi, mitte sõiduautoga. Sissepääs on jalgsi ja mitte sõiduautoga, seda küll, aga ma olen aru saanud, et härra Margus Murakas, kes on siis Eesti automessi Sõidame patroon, et temal on selline plaan, et sinna lauluväljaku kaarepoolsesse osasse tehakse siis ka sellised demo- ja proovisõidualad niimoodi, et igasuguste vähem ja rohkem nooblimate autodega saab siis ka proovida siin automessil sõita, nii et saab ka sõita täpselt nii, nagu saab ka süüa. Ja palju pilet hakkab maksma? Pilet hakkab maksma niimoodi, et see on hea ümmargune summa, nagu ikka, ja see summa on jätkuvalt 0 eurot, nii et sissepääs Eesti toidumessile, Eesti automessile, Tallinna lauluväljakule juba aasta pärast on ikka ja jälle tasuta. Ja nii ma rüüpan ja pean siin appi, tagasi mul teed on lappi, nii esmast päevast jälle veel sai. Sinu üks lemmiktoitudest on karri, vastab see tõele? Jaa, Tai toidud, erinevad karrid, muidugi mereannid ja selline vürtsikas toit on küll minu selline üks lemmikutest, aga ma muidugi pean ka mainima ära Itaalia toidu, erinevad pastad, õige mozzarella, erinevad singid. Ja siis tegelikult, kui mõtlen Eesti peale, siis kartulisalat marineeritud seentega, täidetud munad, singirullid, mida mu ema teeb kõike fantastiliselt, on muidugi ka tõesti minu jaoks mega. Sel korral siis sellised toiduteemalised persoonid, mängud, võistlused ja loomulikult toidud. Järgmisel aastal on kõik hoopis teisiti, veel ägedam, veel suurem, nii et tulge kindlasti oma silmaga vaatama. Te olete Tallinnast pärit? Ei, minu on lätlane. Lätlane, ärge sosistage, see ei ole häbiasi, see on väga okei.